Ühel ilusal päeval kosis noormees omale naise, väga kauni ja armsa tütarlapse otse oma kodukülast. Mees oli kehvast perest, noore kaasa viis ta elama oma kalamehe onni. Nad olid küll vaesed, kuid ei olnud ka milleski neil puudust. Mees käis kalal ja naine toimetas koduseid töid teha ja kui kalaõnne mõni päev rohkem juhtus olema, siis käis naine ka turul kala müümas. Noorpaar elas muretult väikeses onnis, jagades nii oma väikeseid rõõme kui ka muresid. Ükskord aga tuli juba põline kalamees merelt ja rääkis naisele, mis temaga juhtunud oli. Mees pajatas. Sikutasin kalavõrku välja, kuid selles ei paistnud ühtki kala olevat. Tõmbasin siis võrgu paati ja olin juba koduteele asumas, kui äkitselt märkasin imepisikest kuldkalakest. Võtsin kala võrgust ja jäin imestama veel selle kuldset sära. Kuid äkki hakkas kala inimkeeli paluma, et ma ta merre tagasi laseks ning vastutasuks täidab ta alati minu soovid, mis tahes need ka on. Piisab mul vaid mere äärde tulla ja kalakest paluda. Mina ka ei osanud küll midagi paluda ja lasin tal väikesel lihtsalt minna. Naine vaatas mehele otsa ja ütles, kas sa oled puhta hulluks läinud, et sa lasid kuldkalal minna ja mitte midagi ei palunud. Mine tagasi ja palu kiiresti talt meile uus pesupali. Vaata, kui viletsaks see on jäänud, puha auklik ning ei pea vett ega miskit. Läks siis vaene kalur mere äärde ja hõikas. Kuldkalake, kalake, palun täida mu soov. Kohe maid oligi kala kohal. Kalake, mu naine tahab uut pesupali, sest vana on juba täitsa viletsaks jäänud, teatas vaene kalur. Olid mu vastu väga kena ja täidan su soovi. Suurima heameelega, mine koju ja su soov on juba täidetud, lausus kalakene vastu. Vaevalt oli mees rõõmsalt viletlastes koju jõudnud, kui naine talle ukselt kähvas. Kas sul ikka endal üldse pole aru peas või? Pean siis mina kõik ette ütlema, mida kõike meil vaja oleks. Sina, rumal mees, küsid kalalt vaid tühja palja pesupali. Kus su mõistus on? Sajatas naine üha edasi ja edasi. Mine ruttu kala juurde tagasi ja palu meile uus maja. Sa ju näed ise, kui väeti see meie vana osmik siin on. Ei jäänud vaesel mehel muud üle, kui taaskord sammud mere suunas seada. Pelglikult seisis ta seal ja hõikas tasakesi kalakest. Kalake, kuldkalake, palun täida mu soov. Ka nüüd ei lasknud kala ennast oodata, vaid pistis kohe maid pea veest välja. Mis juhtus, kallis sõber? Kuidas ma saan veel kasulik olla? Küsis kalake. Tead, kalake, vastas mees. Mu naine nagu pole enam päris endine. Saatis mu nüüd sinu juurde juba uut maja paluma. Kas sa saaksid mind ka sellega aidata? Küsis ta arglikult. Oh, ära üldse muretse, mine aga kohe koju ja uus maja juba ootab sind ees, ütles kala ja kadus lupsti vete sügavusse. Kalur võttis suuna koju, ise mõtiskledes, kas see on ikka tõesti hea maja ja kas naine on ka rõõmus. Kuid mõte sellest, et neil on uus maja, tegi ka temal tuju heaks, nii et võttis kohe viisikese üles. Ja juba kaugelt, kui ta hakkas koju jõudma, paistis nende uus ja uhke palkmaja 4 väärika korstnaga, just nagu aurik oleks keset hoovi maabunud. Kalur jõudis ukseni, pühtis jalad puhtaks ja oli just üle läve astumas, kui naine talle juba jälle ukse peale vastu tuli ning kriiskas. Kas sul häbi ei ole koju tulla, ilma et oleksid kalalt palunud mulle ehteid ja kalliskive? Raha ei ole meil üldse ja sahver on puha tühi.
mine tagasi kala juurde ja kui sa seal juba oled, siis selleks, et sa midagi ära ei unustaks, ma tegin pika nimekirja sulle kaasa, mida sa kõike pead kalalt küsima. Säh, võta see ja ära enne tagasi tule, kui kala kõik soovid täitnud on. Ja pauhti lõi naine vaese kalamehe nina ees ukse kinni. Mees seisis nõutult uksel ja ega tal muud üle jäänudki, kui taas mere äärde minna. Võttis nimekirja ja vandsis tagasi. Seisis, kratsis pead ja hõikas jälle. Kalake, kuldkalake, palun täida veel mu soov. Natukese aja pärast oli jälle kalake kohal. No mis on, kullakalur? Miks sa oled nii kurb? Kas ehk maja ei sobinud? Küsis kala murelikult. Ei, maja on ilus ja ma olen sulle selle eest väga tänulik, kuid naisele jäi sellest jälle väheseks. Näed, kirjutas mulle terve nimekirja ja siin seisab, et mitte maja, vaid suisa lossi tahab ta saada. Ja siis tahab veel palju ehteid, luges kalur paberilt ja jätkas. Ja siis ta tahab veel palju raha ja hobuseid ja kaarikuid ja teenijaid ja kalur oleks veel edasi lugenud, kuid kalake sulpsas sõnagi lausumata vette ja läinud ta oligi. Mees muutus väga murelikuks, et äkki kalake vihastas ta peale ja jätab nüüd soovid üldse täitmata, aga midagi teha ka polnud. Kala oli kadunud ja nii asutas mees sammud nukral meelel kodu poole. Mis ma küll naisele ütlen, kui kõik soovid täitmata ja kas naine üldse mind sisse laseb, mõtles ta omaette aru pidades. Jõudis ta aga koju ja mis ta nägi? Suur loss koos uhkete kuldsete tornidega oli täpselt keset hoovi, kus alles mõni aeg tagasi seisis nende väike kaluriosmik. Hoov oli täis teenijaid ja uhkeid tõldasid. Lossist kostis muusika, akendest aga kumas valgus ja oli näha, et seal ütlemata uhke pidu käimas on. Mees hiilis arglikult oma vanades kaluririietes lossi uksest sisse, kuid seal võtsid valvurid ta kinni. Nad pidasid kalurit kodutuks hulguseks ja viskasid ta lossist välja, nii et ta trepilt uperpallitades oma vana kodu hoovi peale lendas. Mees ajas ennast vaevaliselt püsti, leidis oma mütsi maast ning asutas ennast juba minema, teadmata isegi, kuhu ta jalad teda viima peaksid, kui trepile ilmus uhkes rõivas tema enda naine. Kuule, vanamees, mine ruttu veel kala juurde ja palu, et ta mind kohe käis rinnaks kuulutaks. Ja ära sa ennem tagasi tule, sest muidu lasen sind vangikongi heita, hõikas naine ja keeras kanna pealt ringi, nii et raske lossiuks tema taga raksatades kinni läks. Vaene kalur asutas taas oma sammud mere suunas, endal murest ja meeleheitest pisar silmas. Kõik oli ju olnud nii hästi, kui nad elasid koos oma väikeses kalurionnis. Nad olid olnud väga õnnelikud ning hoidsid ja armastasid teineteist. Nüüd aga, kui neil oli suur loss, ei lastud teda enam sissegi ja varsti ähvardas ta naine ta ju üldse veel vangi panna. Kalur oli väga kurb ja löödud. Kui ta lõpuks mere äärde jõudis, oli juba saabunud öö. Meri vahutas ning kees tormi käes. Rajutuul piitsutas vihma merelt talle otse näkku ja ta oli täiesti läbimärg. Torm oli nii vali, et vaevu kuulis kalur oma mõtteid, kuid nüüd oli ta mere ääres ja ta pidi ju ometigi kalakest leidma. Kalake, kuldkalake, palun täida veel üks minu soov. Kalur ootas ja hõikas teda veel kord ja veel kord, kuid kalakest ei ilmunud kuskilt. Lõpuks väsis kalur hõikumisest ja ootamisest ning kui ka kusagile polnud minna, keeras ta oma paadi tagurpidi ja sinna alla ronis ta magama. Hommikul, kui mees silmad lahti tegi, oli torm läbi.
Taevas oli täiesti pilvitu ja taevas sinine. Meeldiv soe tuuleke puhus kalurile otse näkku ja tõi naeratuse näole. Siis aga tuli talle meelde eelmise päeva sündmused ja meel muutus taas kurvaks. Ta pidi ju kalal paluma oma naisest käis rinna teha, sest muidu lubas naine ta ju vangikongi saata. Mees ohkas, ajas ennast püsti, läks taas merele lähemale ja hüüdis nüüd kõigest kõrist. Kalake, kuldkalake, palun täida see viimane soov. Ei läinud kaua, kui kala pea veest välja pistis. Tere, kalamees! Näen, et oled päris kurnatud ja kurb. Tean su naise soovi juba ilma su palumatagi. Ära muretse, mine koju ja ma luban sulle, kõik saab korda. Vaesel karulil tuli pisar silma ja ta tänas kalakest nii, kui see oskas. Siis aga ütles kala. Ja pea meeles, et sa oled kõik oma soovid juba ära soovinud ja rohkem ma enam kunagi sind aidata ei saa. Jumalaga! Seepeale tegi kalake kõrge sulpsuga hüppe ja kadus vette. Kalur aga kõmpis nukralt kodu suunas. Teda ei teinud nukraks, et kala enam aidata ei saa, vaid hoopis see, kas tal on üldse kohta, kuhu minna. Kas naine laseb teda uksest sisse? Äkki saadab taas uue sooviga kala juurde ja kuna kalalt enam midagi soovida ei saa, siis kas pannakse teda nüüd vangi? Kas peaks üldse koju minema või põgeneks kusagile laia maailma? Niimoodi ta siis kõmpis oma muremõtetega ja märkamatult olidki jalad ta koduhoovi kandnud. Ta oli nii mõttes, et ei märganudki enam, et loss oli kadunud ja täiesti kogemata astus ta sisse oma vana kalurihüti uksest. Ja ennäe, armastav naine jooksis talle koos värskelt küpsetatud pirukatega uksele vastu ja andis tervituseks veel matsuga musigi. Kalur pidi suurest üllatusest ja heameelest jala pealt selili kukkuma. Ta kallistas oma naist tugevalt ja valas ta üle palavate suudlustega. Mõlemad nad olid ühtäkki maailma kõige õnnelikumad inimesed oma väikeses kalurionnis oma vanade asjade keskel. Mõne aja möödudes said nad suure hulga armsaid lapsi, nii poisse kui tüdrukuid, ja kui nad ära pole surnud, elavad nad õnnelikult veel tänapäevalgi oma viletsas kalamehe onnis. Päike on loojunud ammugi juba, tuli on kustunud, pime on tuba. Meenutan päeva, mis läbi just sai, oli seal lusti ja sõpru nii häid. Selleks, et homme ma värske ja puhand, jäänud vaid muinasjutt, mis karu mul luband. Aeg on nüüd silmad meil sulgeda juba, magab ju vennake õeke tuba. Hea haldjana suudan ma paljudki muuta, pahade käest kõik õnnetud päästa. Haldjate seltsi nüüd saadan ka sind, lenda kui tuuleke, laula kui lind. Võta mind kaisu ja magama jää, valvan su unekest, laulan sulle.